Tere kõigile, Palle autoringlusest siinpool ja täna tuleb siis siuke veits teistsugune video, et ma üritan natuke filmida seda, et kuidas ma autosid ostmas käin. Mult on palju küsitud seda, kus sa need autod saad, kus sa need leiad, kuidas sa neid ostad, kus sa need ostad ja nii edasi, nii edasi. Ühesõnaga, tänane video algab mul tegelikult kodust maja eest ja tehniliselt ma oleks pidanud seda video alustama juba eile. Ehk siis vaatame siis, mismoodi autoringlusesse autod jõuavad. Loomulikult on neid võimalusi tegelikult väga palju, aga täna nagu selline veidi, ütleme, levinud või klassikaline siis Eesti turult auto ostmine. Mitut autot ma vaatama jõuan, mitu ma neist ära ostan, ma ei tea selles suhtes, et mul on võimalik vaadata üle 3-5 autot, 5 ma kindlasti ei jõua, sest asukohad on väga mööda Eestit laiali ja kindlasti on mul sõitu tulemas paari tunni jagu. Päris Tallinnasse ma täna ei lähe. Aga millega ma siis eile alustasin? Tegelikult ma niimoodi ei saa ostma minna, et ma võtan auto 24 lahti ja lähen kohale igale poole. Et siis ma raiskan väga palju oma aega, sellepärast, et turuhinnaga autosid kokku ostes ei ole mul muud varianti, kui proovida neid lihtsalt natuke kallimalt müüa. Aga see ei ole perspektiivikas eriti, sest see hinnavahe on liiga väike ja veeletu ajakadu. Ehk siis niimoodi ma ei tee. Ja sellel korral ma siis tegin niimoodi, et ma panin eile postituse Facebooki. Postituse sisu oli umbes selline, et ostan autosid üle Eesti ja mõned kriteeriumid. Mul on alati üks kriteerium see, et panditud vara ei tohi olla ja vigadega autod sobivad. Tegelikult kui aus olla, siis ma isegi eelistan vigadega autosid. Sellepärast, et vastasel juhul on mul vähem võimalik auto väärtust oma tegevusega tõsta. Et mulle tegelikult vigadega autod väga meeldivad, aga need vead peavad olema nagu mõistlikud vead. Ehk siis, kui mootor on kokku jooksnud ja auto turuhind on 1000 eurot, siis ma kindlasti teda ei osta. Aga näiteks mingid, mis iganes, pidurid, veermik, hooldus üle, generaatori rikke, mis iganes sellised asjad ja nii edasi, need ikkagi sobivad. Ühesõnaga, ma alustasin eile, panin üles postituse õhtupoolikul. Meeletult palju tuli kirju, sellega on ka nii, et vahel tuleb 2, aga vahel tuleb 52. Et eile tuli paarkümmend kirja tuli kohe esimese tunniga umbes ja tänaseks tuli neid veel omajagu juurde. Siis ma suhtlesin kõigi nende inimestega, peaaegu kõigiga, küsisin lisaküsimusi ja jätsin enda jaoks nii-öelda sõelale siis sellised autod, mille puhul ma kõige rohkem tunnen seda, et inimene ise ei taha, ei viitsi, ei oska, ei soovi tegeleda. Ongi siin mõne rikkega autod ja mõned müügisold autod ja mille hind loomulikult ka minu jaoks atraktiivne on, mille puhul ma tunnen, et autoringlus saab seda autot kindlasti kõrgema hinnaga müüa. Et meile kõrgema hinna alati nii-öelda õigustame sellega ära, et me tegeleme autodega, eks ole, seda ma olen kogu aeg rääkinud. Aga sellest hoolimata ma ei saa osta 4000 euroga veaga autot, mida ma hiljem hakkan 4500 ise müüma. Et see ei ole reaalne, eks ole, kuigi võiks ju tunduda, et miks mitte, et teed 200 korda ja teenid 300 eurot. See ei käi nii, et igasugu muid kaasnevaid kulusid on ka ja ootamatused ja nii edasi. Et see hinnavahe peab olema kindlasti suurem ja see tähendab seda, et enamasti ma ideaalseid autosid ei osta sisse. Vahel ostan, enamasti mitte. Siis täna on mul nii-öelda sõelal või valikus jäänud, ma alustan sellest otsast, kuhu ma praegu kohe sõitma hakkan ka, on mul jäänud selline asi nagu Audi A4, mis on 2008 aasta, ta on hästi ilusa kerega auto minu arust, praktiline 2.0 diisel, läbisõit alla 300 000, ajalugu tundus ilus ja hind on alla 3000 euro. Tõenäoliselt, lõplik hind selgub muidugi koha peal. See tundub potentsiaalne, jah, tal on ülevaatus ainult 1 kuu, see on suur miinus ja tal on üks reaalne viga, 2 viga tegelikult, 1 on väike viga. Tal on generaator, ei tööta üldse, generaator rike ja tagumine pidur on peal. Ehk siis nagu päris tavainimese jaoks 2 päris häirivat asja. Ja minu jaoks ei ole, sellepärast, et tagapiduri remont on väga soodne
ja generaatori taastamine ei ole ka eriti kallis. Tegelikult ei ole, lihtsalt tegelema peab. Ja seda autot ma arvan, et autoringlus peaks müüma kuskil olenevalt ülejäänud asjade seisukorrast, ütleme praeguse turuga kuskil 4500 euroga. Kui ta võib-olla päris see ei ole, on näiteks iluvigu või mingid pisivigu veel, siis võib-olla 3900. Seal juba tekib see ruum, et ma saan teda osta ja tegeleda. Selline uudis ka siis veel, et mul on plaanis millalgi sügisel, ma ei oska täpselt öelda, kas see on septembris või oktoobris, aga ütleme nüüd millalgi varsti, on mul plaanis korraldada mõned koolitused ja koolituse sisu on see, et kuidas osta kasutatud autot. Et kuna ma ise seda ju kogu aeg teen ja saan oma arust suhteliselt hästi hakkama, siis ma mõtlesin, et tegelikult võiks seda õpetada ka teistele, kuna inimesed on autoostul. Keskmine autoostja on väga hädas, ta ei oska seda tegelikult, ta ei tea, mida ta tegema peaks. Ta ei tea, kas ja kuidas ja mida ta peaks kontrollima. Kas ta peaks kuskil selle autoga käima, keda ta peaks kaasa võtma seda autot ostma, kuidas üldse see protsess käib. Et ma tahan teha sellised mõned koolitused, kus ma teen kindlasti nii-öelda koha peal toimuvad koolitused, sest et siis on võimalik vahetult küsida küsimusi ja arutada erinevaid asju lihtsalt ja mugavalt. Pluss siis ma saan personaalselt koha peal ükshaaval ka inimestele natuke nõu anda. Ja ühesõnaga selline koolitus, mis võiks siis tagada nii-öelda osalejale ära selle, et ta suudab sellel autoturul ellu jääda, sooritada oma ostu ilma suuremate pettusteta ja sooritada hea ostu. Ehk siis ma kavatsen selle kõik lahti rääkida kuni päris peensusteni välja. Ja ilmselgelt Tartus tuleb see. Ja ma olen valmis tegema seda ka mujal. Ma ei oska veel öelda, kus, ma mõtlen. Aga ei ole välistatud Eesti piires ikkagi erinevad linnad. Ühesõnaga, kui sul on väga suur huvi ja sul on millalgi plaanis kas osta endale auto või vahetada oma vana auto värskema vastu, vahet ei ole, kas hinnaklass on 1000 eurot või 10 000 eurot, siis, ja sa ei ela Tartus, siis kirjuta kommentaariumisse, et kus sa paikned ja kas sa oled huvitatud. Et kui ma kommentaariumist loen välja, et mul kirjutab ports Pärnu inimesi näiteks, kes kõik võtavad paar sõpra ka kaasa, siis pole üldse küsimus, saab seal ka teha. Samamoodi Tallinnas. Koolituskeel on eesti keel, et minu poolest nagu piirangut ei ole, ma võin üle Eesti seda erinevates kohtades teha, hinnaklassi prooviks hoida taskukohase ja ühesõnaga andke julgelt teada, kui keegi tunneb, et vot seda mul on vaja ja mu 3 sõbral ka, siis kirjuta kommentaar, kus kohas sa oled ja mitu huvilist umbes on ja ma hakkan vaikselt nagu kujundama mingit plaani. Ja kui neid kommentaare ei tule, siis Tartu tuleb kindlasti, et ega Tartu Eesti ei ole nii suur, et Tartusse saab tulla ka. Ja siis vaatame. Ja kui väga hästi läheb, siis jään neid regulaarselt tegema. Kui on selline keskpärane huvi, siis teen vahel. Et eks siis ole näha. Aga üritaks jah, nii-öelda teha selle asja niimoodi, et sealt nagu hästi palju väärtust kõik osalejad saaksid. Ja säästaksid tulevikus väga palju raha, tehes õigeid valikuid autoostul. Räägime siis eeltööst veel, et mida ma teen enne, kui ma praegu sõidan autot vaatama ja ostma, vaatama või ostma. Esimene asi on jah, loogiline, nagu ma juba rääkisin, et tuleb kuskilt kontaktid leida, et nagu ma ei saa neid Auto24-st võtta, et kas ma teen ise mingi reklaami, mingi postituse või on mulle juba varasemalt kirjutatud otse, mida juhtub ka õnneks suht tihti. Siis ma suhtlen nende inimestega, ma küsin alati mingi portsu lisaküsimusi autode kohta. Seisukord, kas on seisnud auto või kasutuses auto, millised vead on hetkel küljes, kas on roosted, kui palju, kus kohas, kas on muid suuremaid iluvigu, varustuse kohta, rehvide kohta, omaniku kohta küsin ka tihti, kes on auto omanik, kas see inimene, kes mulle pakub või selgub, et ta ei ole omanik, ta on hoopis vahendaja näiteks. Vahendajate käest ma üldiselt ei osta, väga harva, kui ma olen ostnud. Et esimeses ringis ma sõelun kohe välja paljud sellega, et inimesed kirjutavad mulle, et hinnasoov on 5000 ja tal on endal samal ajal auto 24 kuulutus ka 5000-ga üleval.
noh, see ei ole reaalne, ärge palun kirjutage mulle, ärge pakkuge oma autosid, kui te olete juba 2 kuud teda müünud ja te ei ole ise müüdud saanud ja sama hinnaga ei ole mõtet mulle pakkuda, ma ei taha teda osta, sellepärast et ei ole ise teda müüdud saanud, mina tõenäoliselt ka siis ei saa. Et kui te olete 5000-ga 2 kuud oma autot müünud, siis ma tahaks 4-ga teda arvatavasti müüa, mis omakorda tähendab seda, et ma tahan teda osta 3-ga või 3,5-ga, olenevalt sellest, mis ta seisukord on. Aga see selleks, et niimoodi ma sõelun esimesed välja, mida ma enam edasi ei uuri, siis ma küsin oma küsimused ära, nendest vastustest lähtuvalt sõelun jälle välja autosid ja tegelikult karm on see, et kui mul tuleb kuskil, ütleme, 50 kirja, siis tavaliselt nendest 50-st reaalset ostuhuvi on mul kuskil olenevalt päevast 2-3 auto vastu umbes. Halval päeval 0, heal päeval 5, aga mitte kunagi 10 ega 20 auto vastu. Et tihti on hinnasoovid, eeldused ja asjad nii paigast ära, et mul ei ole võimalik neid osta. Lõpuks, kui mul on nii-öelda välja sõelutud mingi kogus autosid, mida ma tahaksin lähipäevil üle vaadata, alati tuleb kiiresti tegutseda ka. Sama päev, järgmine päev, aga mitte nädala pärast. Ja kui mul on see autod nii-öelda välja sõelutud, mida ma plaanin vaatama minna, siis ma nendele autodele teen eraldi, võtan näiteks arvutist täitsa eraldi faili või võtan paberi ja pastaka laua peal, ükskõik. Ja teen kõikide autode kohta nagu täiendavad kontrollid nii palju, kui ma saan tasuta teha arvuti tagant. Ehk siis proovin aru saada, kes müüja on, vaatan natukene tema kohta, kas ma tuvastan kuskilt, et ta liiga sagedasti kuulutab, siis ma tean, et ta on tegelikult vahendaja arvatavasti, siis ma olen lihtsalt ettevaatlikum, sest paljud üritavad mulle selle kohta ka valetada. Siis ma tahan seda lihtsalt teada enda jaoks. Siis ma vaatan auto Maanteeameti registrit, vaatan selle ajalugu, vaatan läbisõidu ajalugu, omanikuvahetusi ka muidugi selles suhtes, et kui need on 25 tükki olnud, siis see teeb ikkagi ettevaatlikuks mingil määral ja see ei meeldi ka autoringluse klientidele. Ehk siis jah, ma loomulikult eelistan neid, millel ei ole neid omanikuvahetusi liiga palju olnud. Kuigi mul endal on sellest jumala suva tegelikult, aga klientide jaoks on see oluline. Siis edasi vaatan liikluskindlustusfondi kindlasti, et milliseid liikluskahjusid on olnud ja kas neid on olnud. Selle kohta ka siis väike lisainfo, et tegelikult väga harva ma liikluskindlustuse fondi tõttu välistan mingi tehingu, aga inimesed on jube nõudlikud selles osas, et minu poolt väike soovitus, ärge olge, te välistate enda jaoks tihti väga heade autode ostud ära selle tõttu, et palun süvenege, ärge tehke järeldusi pealiskaudselt. Mina süvenen, mina praegu vaatsin, see auto, mida ma lähen vaatama, sellel on üks liikluskahju summas 500–2000 eurot. Minu jaoks on see täiesti tühine, see mingi hinnalangetaja ega tõstja ei ole, selline tavaline vaatepilt. Kas ma hakkan koha peal veenduma, mis see on? Ma võin küsida müüja käest, aga ma ei mäleta, kas ta oli omanik sellel hetkel, ta ei pruugi mitte midagi sellest teada. Loomulikult ma visuaalselt vaatan, et oleks plekid sirged ja vahed jookseksid igasugused, aga ühesõnaga tegelikult on suva. Suhteliselt ükskõik on see. Siis mis ma veel teen? Nii jah, müüja kohta uurin. Vahel guugeldan läbi ka telefoninumbri või müüja nime veel eraldi. Siis uurin auto registrinumbrit ja VIN-koodi veel eraldi, et müüja taustakontroll, Maanteeamet, LKF, Google tegelikult, lihtsalt Google. Google'isse VIN-kood, registrinumber, äkki tuleb midagi välja, mul on juhtunud, et on tulnud. Olen näinud maha kantud autot näiteks, LKF-is seda ei olnud, ma ei tea siis Kasko poolt äkki või ma ei tea, või oli välismaalt imporditud maha kantuna. Ühesõnaga, võib juhtuda, et siis tead arvestada sellega. Nüüd edasi. Turgu muidugi vaatan ka, kuigi ma üldiselt tean peast seda, enamasti tean. Turuhindu ma vaatan, aga turuhinnad ei ole alati adekvaatsed. Et kui sa võtad praegu augustikuus aastal 2024 auto 24 lahti ja vaatad, et siin on, ma ei tea, 2014 aasta Renault, mida ma tahan vaatama minna ja mulle pakutakse seda ainult 5000 euroga ja turul kõik teised maksavad 6000 ja 7000, siis see võib täiesti eksitav info olla sinu jaoks, sellepärast, et turul on kokku 4 autot, kõik need 4 on olnud pool aastat müügis, ühtegi ei ole ära ostetud,
ja tegelik tehinguhind, millega sellisel autol ostja tekib, on võib-olla 3500 eurot hoopiski. Et see turu jälgimine peab ka olema, sa pead ettevaatlikult seda tegema, et sellest ei saa teha liiga palju järeldusi. Kui on populaarsem auto, siis on veidi lihtsam. Võtadki Volkswagen Passat B6, diisel, vaatad, aha, turg algab 1200 eurost, lõpeb 3500 peal, nii see tegelikult ei ole, aga ma panin praegu umbes. Siis sa võid järeldada, et kehvemas seisukorras võiks nad maksta 1200-1500 ja ilusamad, roostevabad, vähem sõitnud seal 3000 kanti. Nii ta umbes võib-olla on siis. Aga ühesõnaga, vaata turgu, mina ka vaatan, aga ära tee liiga palju järeldusi sellest, eriti autode kohta, mille turg on väike või mis täielikult puudub. Et see, et teised autod on müügis mingi hinnaga, ei tähenda seda, et nad selle hinnaga ära ostetakse. See on müüja poolt küsitud hind. See mul muidugi tekitab päris palju seletamist koha peal, kui ma autosid vaatamas käin. Aga vahet ei ole selles suhtes, kui keegi minuga ei nõustu, siis see on täiesti okei ja ei peagi nõustuma. Et ma alati seda kindlasti räägin, kui on vajalik. Mis veel? Siis kui on uuem auto, kallim auto, autoringluse skaalal ma ütleks, et nimetame siis uuemaks ja kallimaks autoks näiteks, ütleme seal 10 000 euro kandis olevad autod või isegi mõni tuhat odavamat sellest, vahel 5000 alates, siis ma teen veel vahel täiendkontrolle. Näiteks, kui mul on läbisõidu õigsuse kahtlus, siis ma kas kontrollin margiesindusest telefoni teel või kirja teel, see maksab raha ka vahel, oleneb margiesindusest, või tellin kaarvertikali või tellin VIN-info või tellin mõlemad. Et kui ma ikkagi teen suuremat ostu, mis on riskantsem, kus all on rohkem raha kinni, siis ma kindlasti teen veel täiendkontrolli. Ehk siis kuhu maani ma nüüd oli juba 5 asi, kui ma õigesti mäletan. Et olge hoolikad. Samamoodi, te vaatate seda videot, võib-olla te ei ole automüüjad, aga te olete autoostjad näiteks, siis olge hoolikad, olge põhjalikud, et muud moodi ei ole võimalik. Et igasugused pealiskaudsed auto ostmised, sellised süvenemata tekitavadki mõttetuid küsimusi koha peal, mõttetuid läbirääkimisi koha peal, tegelikult see informatsioon on tihtipeale varem saadaval, et koha peal selgub, et hooldusajalugu pole ja läbisõidu näidik on arvatavasti vale, tõenäoliselt sellest oleks enne ka, oleks seda teada saanud, kui oleks natuke vaeva näinud. Või siis koha peal selgub, et auto roostetab, aga te pole müüjalt seda kordagi küsinud, ega ükski müüja sulle ei ütle, jaa, tere, soovite autot osta, aga mu auto roostetab. Ükski müüja ei ütle nii. Tihtipeale, kui sa küsid, kas autol on roostet, kui palju seda on ja kus seda on, siis tihtipeale öeldakse, et on. Et jällegi siuke näide sellest, et olge põhjalikud. Ma proovin ise ka olla. Loomulikult vahel unustan isegi mõned küsimused küsimata. Aga täna ma olen suuresti need küsimused ära küsinud ja ma enam-vähem tean, mis mind ees ootamas on. Eks koha peal selgub lõplik tõde ja esimene auto on Jõgeval. Ehk siis ma arvan, et ma olen kuskil 15 minuti pärast kohal. Arvatavasti ma koha peal filmida pigem ei tohi, aga ma proovin filmida sinna jõudmist ja sealt ära minemist vähemalt. Ja annan teada, kas ma ostsin, palju maksis ja mis ma koha peal avastasin. Et hetkeseisuga ma tean, et on tagumine pidur peal, aga nii palju, et sõita saab ja generaator ei lae. Üks roostetäpp või mingisugune väike roostekoht on ka kerel, aga ülisümboolne ja ülivähe. Et need on need asjad, mis ma tean. Läbisõit on 290 000, see tundub igatepidi loogiline ja auto aastaarv on 2008 ja omanikupoolne hinnasoov sellises seisus auto eest on umbes 3000 natuke alla, ütles ta mulle. Et ma kindlasti ei lähe sinna eesmärgiga 2000-ga see auto ära osta. 2000-ga ma ostaks ilmselt selle auto, nii et ma ei läheks teda isegi vaatama. Aga 3000 iseenesest on palju natukene sellepärast, et seal kindlasti on veel vaja midagi teha.
mitte ükski auto, mis ma ostnud olen, peaaegu mitte ükski auto, mis ma olen varasemalt ostnud, ei saa korda prognoositust väiksemate kuludega. Need alati tõusevad, et selle auto puhul ma ka eeldan, et see on nagu absoluutne miinimumprogramm, need 2 asja korda teha. Aga noh, pidureid ei saa ühte poolt eraldi remontida, tuleb ikka 2 teha, eks ole. Tõenäoliselt võivad ka esipidurid olla kehvas seisus siis. Ja kindlasti on see auto seest ja väljast must. Et ühesõnaga, ormistamine maksab ka raha. Selle auto Tartusse toomine maksab raha. Et siit tuleb juba igasugu kulusid veel. Ma arvan, et ma tahan teda osta kuskil 2500 euroga. Aga koha peal otsustan sõltuvalt sellest, milliseid vigu ma veel avastan. Nii väike vahe kokkuvõtte. Audi vaatasin ära, ma koha peal filmima ei hakanud. Vaatasin visuaalselt, vaatasin kindlalaekas olevad arved, tegin suht pika proovisõidu maanteel. Auto oli natuke kehvem sellest, mis ma arvasin, et ta on. Ta oli suht okei, selles mõttes, et tal oli palju plusse. Näiteks sõidu mõttes roolis olles kõik oli väga hea. Veermik oli vaikne, mingisuguseid ääli ei olnud, asjad töötasid, kliima töötas, mugav, jõudu oli, kõik oli tegelikult selles osas päris okei. Mis ma leidsin, mis on nagu reaalne mure tegelikult, no natuke minu viga ka pildilt oleks võinud proovida zoomida ja lähemalt vaadata. Esitiib päris kehvas seisus vasakpoolne, et nurk mõlkis ja natuke roostes ja tegelikult seal on vaja värvida. Et sellega ma ei olnud arvestanud. Ja tagaluugil suht mõttetu ala küll see numbritulede ümbrus, sealt ka koprutab, see on tehtav ja loomulikult see tiib on ka tehtav, aga see on puhas rahaline kulu ja arvestatav aja lisa nagu müüki panemiseks. Ehk siis jah, ma saan aru, ega ma ka ei saa ideaalset autot osta, kui ma ostan kokkuostu hinnaga nii-öelda sõidukeid, aga on lihtsalt mingid vead, mida ma eelistan ja mingid vead, mis mulle väga ei meeldi. Ja need vead mulle väga ei meeldi sellepärast, et nendega läheb aega ja need on suht kallid ka korda teha tegelikult. Aga ja noh, Genekaga on ka niimoodi, et ma veits lootsin, et ongi lihtsalt Geneka viga ja et ta ei lae, aga koha peal selgus, et ta vahepeal laeb ja tegelikult ei pruugi olla Geneka viga. See on minu jaoks halvem variant, sellepärast, et see tähendab, et ma pean seda viga otsima hakkama ja seda ei pruugi leida. Et see on ka jälle selline riskifaktor, et läheb kauem aega sellest, mis ma tahaks. Ehk siis need asjad mulle väga ei meeldinud. Mootori tuli ka põleb, ma ei mäleta, kas müüja ütles mulle seda enne. Mälu järgi minu arust ei öelnud, oleks võinud. Ma võin eksida, aga ma pean vaatama chatist üle. Igal juhul siuke asi tuleb öelda ette. Et kui ta mulle seda ette ei öelnud, siis ma selle võrra kindlasti alandan oma pakkumist, sellepärast, et see on ikkagi nagu reaalne puudus, millega peab tegelema ja põhjuseks oli DPF-i rõhuanduri viga. Mis veel? Refid keskpärased, sõidetavad, muid iluvigu, mitte palju, sisu korralik. Ütleme nii, et tegin praegu sellise lahenduse, et kuna mul on veel autosid vaadata, siis ma ütlesin, et ma kirjutan talle tänase jooksul. Tavaliselt nii ei tehta. Tavaliselt proovitakse siuke tehing koha peal lõpuni teha. Aga kuna ma lähen kohe vaatama, ma olen vahepeal jõudnud Paidesse ja ma lähen kohe vaatama teist Audi A4, siis ma otsustasin praegu, et kuna minu poolt on see kontrollimise osa ära tehtud, siis tegelikult ma võin talle teha selle pakkumise täna õhtul telefoni teel. Ja kui talle see sobib, me saame tehingu ära teha, ma saan raha ära kanda, me saime tuttavaks, tundus normaalne inimene, kohtusime tema kodu ees, tema nägi mind ka, et ma olen autoringlusest, ei peida ennast kuskil nurga taga, et sellel on ka nagu omad plussid, et nüüd me saame nagu seda diili nii-öelda teha täpselt, mitte niimoodi, et ma ütlen, et ja davai 3 tonni ja siis saame kokku, ütlen koha peal, et kuule ei sobi, tahan 2, et nüüd ma saan öelda talle täpse numbri, ma mõtlen veel, mis see number on. Noh, tema ideaalis tahaks saada 2,7 vist selle auto eest või 2,8. Mina kindlasti üle 2,5 seda ei osta. See on kindel. Aga tegelikult 2,5 ma vist ka ei taha. Sest et seal 200 euroga ei saa teda korda, seal on nagu oluliselt rohkem tegemist. Ja aega läheb ka, et aeg on ka alati oluline. Ma võin osta kõrgema hinnaga, kui ma saan ta kohe müüki panna. Niimoodi, et ma vahetan 2 pirni ja pesen puhtaks, aga seal on nagu mitu asja teha. Seal on vaja külastada maalrit, oodata järjekorras,
külastada head mehaanikut, oodata järjekorras. Ja need arved kumbki ei ole 25 €, need on mõlemad suht suured arved. Et ühesõnaga, ma mõtlen, mis ma pakun veel, ei taha nagu inimest solvata ka, tahaks ikkagi viisakaks jääda, sest tegelikult nagu rahulikult järgi mõeldes kuskil 2000-ga tahaks osta seda tegelikult. Aga ju ma ikka sellest natuke pakun rohkem. Aga liigume järgmise auto juurde. Seiklus jätkus siis Paides, siis teine Audi A4. Ja nüüd ma olen tegelikult juba selle autoga lõpetanud, ma natuke filmisin ka. Ja nagu öö ja päev, et kui eelmine auto oli nagu alla ootuste, siis see auto tegelikult oli üle ootuste. Ja proovin põhjendada ka. Ühesõnaga ta oli lihtsalt hästi korralik. Igas mõttes. Ta alustuseks mulle meeldis see, et kere oli ilus. Ma ei pea sellega tegelema. Tal on kere peal üks koht, mis on ülisümboolne. Üleval piduritule juures on natuke roostet. See detail on eraldi värvitav, ta on väike detail. See rooste on pinnapealne, töödeldav, tehtav, selline, et tegelikult ma saan ta ise ka juba väga palju paremaks. Ja see täiesti ebaolulise koha peal. Ülejäänud kere jumala hea. Kõik paneelid sirged, ilusad, siledad. Roostet rohkem ei leidnudki kui paar täppi rattakoopa siseküljelt. Ehk siis, super, arvestades seda, et on ikkagi Audi. Lisaks oli see auto 2 aastat uuem ja tal oli, selle nimi on vist juba siis facelift, kui ma ei eksi, sest tal on täiesti teistsugused esituled. Tal on Xenonid ees, päevasõidutuled on need LED-idega ja ta on, kurvituled on veel, need küll udukatega vist, kui ma õigesti mäletan. Ja varustuse tase väga palju parem, et adaptiivne püsikiirushoidja, ülimugav asi. Kes ei tea, siis see on see, et paned püsikiirushoidja peale ja ta hoiab ees oleva autoga ise kaugust, pidurdab ja kiirendab. Automaatkast aastal 2024, väga suur boonus manuaali vastu. Korralikud rehvid, lamellid on all, siuksed, et nendega võib talve ka vastu võtta. Omanik ütles ka, et alla aasta vanad vist või mis iganes. No on näha ka, et ei ole väga palju sõitnud. Ja siis salong, veidi määrdunud, aga see on loogiline, et see käib asja juurde. See on kasutatud auto ostul, kui mina ostan, ehk siis nagu nii-öelda vahendaja ostab, siis keegi, ma ei eelda, et keegi hakkab hullult oma autosid koristama ja kraamima. Ühesõnaga, autol oli diagnostika ja andmetel ainult 3 veakoodi. Selle aku oli tühi. Siis kunagi on olnud mingi rehv alarõhuga. Ja tagumine numbri tuli. Need põlesid tegelikult, seal on LED-id sees, sellepärast autoaju ei saanud aru, et need põlevad ja siis see oli ka vist history. Rohkem veakoode pole, 0 veakoodi, 0 veermiku lõtku. Kõik lisaseadmed töötasid, kõik pirnid, põlesid. Autol puudus ülevaatus, mis on minu jaoks väga okei, sellepärast, et keegi teine seda ostma ei tule. Ja mina seda ei karda ja ma ei näe probleemi. Ma tegin kõik, mis ma sain koha peal ära. Igast pisiasjade kontrolli, nagu mingi tulekustuti ja turvavööd ja nende vastused ja signaal ja tuled ja kõik muu selline. Et kui on veermikus midagi, siis ma ei tea, see on suur üllatus, sest veermik oli täiesti vaikne. Et ma lähen taga kindlasti lähipäevil juba ülevaatusele ja hooldusajalugu väga ilus, väga palju arveid kaasas, väga paljud asjad tehtud ja kastiõli vahetatud 2 korda. Üks kord äkki oli mingi aasta 2 tagasi või 3 ja siis oli mingi 6-7 aastat tagasi, ehk siis on näha, et on regulaarselt vahetatud. Ja kõik mootor kuiv, väga üllatunud olin, ühesõnaga vahel joppab nii-öelda. Räägime siis tehingu hinnast ka. Inimene ise proovis seda autot 5000-ga müüa ja ei saanud. Ja ma tean, miks ma ütlesin talle ka seda, et põhjus hästi lihtne, tal ülevaatus oli lõppemas, kui ta seda autot müüs. Ja mitte keegi ei osta lõppeva ülevaatusega autot, et osta endale uus auto, minna taga kohe ülevaatusele ja saada teada mingitest üllatustest. Ja sellepärast tal see müümata jäigi. Mis hinnaga mina seda autot müüma hakkan? Natuke on tegemist ja kulusid ka.
ma arvan, et ma hakkan teda müüma 5 kandis mingi hinnaga, olenevalt sellest, mis ma temaga täpselt teen. Ja kindlasti ta seda väärt on, sellepärast et ta on viimasest 10 selle kerega A4-st, mida ma isiklikult kontrollinud olen, on ta kindlasti kõige korralikum ja see on ka põhjus, miks see on esimene B8 kerega A4, mis ma elu jooksul ära olen ostnud. Ma ei ole mitte kunagi ühtegi ostnud. Alati ei ole hind ja seisukord minu jaoks kooskõlas olnud ja alati on olnud probleem selles, et ma ei näe seda hinda, mida müüja mult küsib, et mul oleks seda mõtet maksta. Täna ma nägin, hind, mille peale ma kohale tulin, oli 3200 eurot. Jäi hinnaks 3000 eurot, mis on ülevaatuseta Audi A4 eest kokkuostjate jaoks väga liiga palju nii-öelda, aga minu jaoks täiesti okei, sellepärast et ma ei näe selle auto peale eriti suuri summasid kulumas, vaid pigem on need kulud suht sümboolsed ja mis veel on hästi oluline, selle auto saab suht kiiresti müüki, et ma ei pea ootama mingisuguses 2-nädalases järjekorras kellegi järgi. Ühesõnaga, sellega on linnuke päeva koha peal kirjas, et midagi sai ostetud juba ka. Uus päev, uued autod või siis, kui täpne olla, siis täna ilmselt on 1 ja järgmine peatuspaik on siis Tõrva ja esimene ülesanne on saada Tartu linnast välja, sest et just oli uudis, et Tartu kesklinn on üle ujutatud või uppunud. Ühesõnaga jätkame ringiga ja Tõrvas on siis ees ootamas 500 eurone, algselt küsis 700, sellega ma ei soovinud. 500 eurone Volkswagen Bora, mis on 11 kuu või 12 kuu pikkuse ülevaatusega ja väidetavalt oma vanuse kohta väga heas korras. Iluvead loomulikult, veidi roostet, selles hinnaklassis peabki olema, muidu oleks asi imelik. Aga miks ma seda vaatama lähen? Tundub nagu võiks ju olla aja raiskamine, aga aastase ülevaatusega selline nii-öelda rahvaauto, ta on veel universaalkerega ka ja musta värvi, et ma näen, et autoringlus pärast mõningat ülekäimist ja võib-olla mõne pisitöö tegemist saaks teda kuskil 1000-ga müüa, võib-olla isegi tegelikult rohkem. Et ma arvan, et kuskil 1200-1300 võiks olla sellise sõiduki hind. Loomulikult see eeldab mingisugust panust, et päris otse teda müüki panna ei saa. Et vaatame ta üle ja vaatame, kas me leiame mingeid pärast ostu mingeid vigu. Selle auto puhul olen ma suhteliselt kindel, et ma ostan ta ära. Et ma ei näe väga, ma jätan ta ostmata ainult sellisel juhul, kui ma tuvastan mingisuguseid suuri puudusi, pahasid puuduseid, selliseid, millega ma tegeleda ei saa ega ei taha. Siis ma jätan ta ostmata. Aga mis need puudused on? Plokikaane tihend, augud keres, mitte lülituvad käigud, kuigi manuaalkastiga on see päris ebareaalne. Sidur sellises hinnaklassis autol. Ma ei taha sidurit vahetada. Ma muidu võin seda teha, aga mitte sellises hinnaklassis, et kallimatel autodel. Et kui sidur libiseb või teeb mingisuguseid väga imelikke hääli, siis ma jätan ta ostmata. Mootor ise ka, et kui mootor ei käi ja ma ei ole kindel, ütleme, oletame, et isegi on mingi väike puterdamine tühikäigul, siis ma võib-olla nagu väga ei karda, et siis saab selle lihtsalt korda, aga kui on ikkagi nagu mingi jõupuudus ja ma ei tea, tossamine bensukal ka veel, siis ma ka ilmselt sõidan tagasi tühjalt. Et ühesõnaga on mõned vead, mis isegi odava auto ostu mul välistavad, sest et siis mul ei ole nagu taastamisperspektiivi. Aga räägin veel ära ühe loo. Ma arvan, et on nii mõnelgi tekkinud küsimus, et mis kuradi moodi sa neid autosid ostad või miks sa üksinda ringi sõidad. Ühesõnaga inimesed, kes Eestis ostavad autosid, et teist väga paljud käivad kas treileri või buksiiriga või mitmekesi. Ja ma saan aru, lihtsam oleks. See eile ostetud Paide auto oleks mul juba kodus. Aga mulle ei meeldi. Mul oli buksiir. Ma võin taga käia, aga temaga sõitmine võtab väga palju rohkem aega ja on jube väsitav tegevus. Praegu ma sõidan siin autoringluse ühe Volkswagen Golfiga. Sellega on väga okei.
küttekulu on olematu ja miks üksinda, see on minu isiklik kiiks võib-olla, aga mulle ei meeldi, kui mind segatakse eriti selles mõttes, et kui ma võtaks mingisuguse paar sõpra kaasa kogu aeg, vahel ma võin võtta, aga pidevalt, siis on mure selles, et mul läheb tegelikult tähelepanu ära ja kõige rohkem häirib mind see, kui ma nii-öelda müüjaga juba nii-öelda tehingu läbirääkimisi pean ja küsin veel viimaseid küsimusi auto kohta. Et mulle väga meeldib, kui ma sellel hetkel olen üksi ja ma saan ise tegeleda. Ja siis mul on nagu kontroll asjade üle ja ma olen ise vaadanud kõik üle, ise küsinud kõik küsimused ja saanud nendele vastused. Et nii kui on keegi kaasas, eriti veel kui keegi, kes ka autodega tegeleb või autodest teab, siis tihtipeale tekib siuke päris pudru ja kapsad olukord, kus üks uurib ühte auto külge, teine teist auto külge, aga omavahel läheb mingi osa infot rändama piltlikult siis. Et minu esimene eelistus on alati käia üksinda. Statistika näitab seda ka, et kui ma käin üksinda ja mul on aega, siis ma alati teen kõige paremad tehingud, kõige vähem tagajärgi, kõige vähem üllatusi ja mingeid muresid. Et nii kui tekib kas kiirustamine või tekib kaasa mingisugune kaader seltskonda, siis võib juhtuda, et ma unustan ise midagi olulist kontrollimata või siis märkamata ja tekivad mingid üllatused nii-öelda. Jah, pluss on see, et autot saab kohe ära tuua, aga miinus on see, et ma teen halvemaid tehinguid tegelikult. Ja nii on, et ma tihti teengi nii, et ma sõidangi üksinda ringi, ostan autod ära ja siis vahel lähen ise neile järgi. Ja see on juba täiesti teine asi. Vaata, kui ma sõidan, ma ei tea, rongiga Tammsallu mingile autole järgi Tartust, siis aju puhkab selles mõttes, et ma ei pea enam auto peale mõtlema, on ostetud. Et siis ma lähen lihtsalt teda tooma ja saan tee peal tööd teha ja telefoniga rääkida, mida iganes. Et see mind nagu väga ei häiri isegi, kui ma 2 korda ühe auto pärast pean käima Tartust ära. Et see teine käik on tegelikult puhas siuke tööreis, kus on nagu võimalik tegeleda tööasjadega rahulikult. Aga ma saadan tihtipeale ka kellegi järgi, et mõne abilise või sõbra või tuttava. Et nii saab ka. Ja vahel saadan ka mitme kaupa neid, et on olukordi, kus ma olengi ostnud näiteks 3 või 4 autot ja need on mööda Eestit laiali, siis teeb selle ringi kuidagi pidi ära ja iga auto juures hüppab keegi maha. Et enamasti niimoodi, kuna ma ostan sõitvaid autosid ikkagi, ma rikkega autosid ostan, aga ma tavaliselt ostan selliste riketega, et autod liiguvad ise. Ehk siis väga harva on mul vaja ikkagi nagu treileri peal vedada. Aga varsti siis Tõrvas jätkame, vaatame, kuidas see Volkswagen Bora on ja ma ennustan ette, et ma ostan ta ära, sest ma olen väga paindlik, aga vaatame, kes teab. Äkki ikkagi ei saa. Järgmine auto on siis ostetud ja pargin ta ja jätan ta siia Tõrva Coopi parklasse. Saab järgi tulla hiljem, nagu ma rääkisin, siis käin üksinda ja siia ta jääb. Sellist autot siis kontrollin ma teistmoodi kui mingisugust 5000 eurost autot, et kuna auto hind on nii odav, siis ma keskendun ainult olulisele. Ehk siis ma mingit pisiasju ei vaata. Ma vaatan, et ta sõidaks normaalselt, et ta ei läheks keema, et ei oleks mingeid häirivaid hääli ja mis sõitu võiks segada. Vaatan, et pidurid oleks okei, uksed, aknad käiksid lahti ja kerel ei oleks mingeid nagu ohtlikke kohti, ehk siis nagu aukusid või läbirostetanud kohti. Põhimõtteliselt on kõik selles suhtes, et sellist autot ei saa kontrollida nii nagu 5000 või 10 000 eurost autot. Ma lähen hulluks lihtsalt siis. Ja olen paindlikum ka igasuguste määrdumiste suhtes, et sellel autol ka salong on üsna must, aga seda saab kõike teha. Aga praeguseks kõik tagasi Tartusse ja jätkame järgmistes kaadrites. Ja veel siis ostuhind, et ma ei tinginud koha peal, sellepärast, et küsitud raha eest oli minu jaoks autot piisavalt palju suuri muresid, millega tegelema peab, ei ole põhiliselt koristamine ja pesemine ja paar värviparandust väikest, et polnud millegi arvelt kaubelda ja ma ei lähe alati kohale eesmärgiga, et ma kindlasti kauplen.
et ma kauplen ikkagi sellisel juhul, kui informatsioon, mis mulle on edastatud, ei vasta sellele, mida ma koha peal näen, aga praegu vastas ja nii oligi. Ma ei leidnud ühtegi suurt ega häirivat viga. Viimati ostetud Volkswagen Bora kohta siis veel nii palju infot, et ma ei filminud kõike. Loomulikult ma käisin selle autoga proovisõidul ja loomulikult ma tegin selle proovisõidu maanteel. Linnas natuke, aga põhiliselt maanteel ja veendusin, et ta püsib teel, et rool on otse, et ei ole mingit kolinaid, kloppimisi ja nii edasi. Et loomulikult see kontroll ei olnud ainult seal parklas, vaid ma ikkagi käisin selle autoga sõitmas. Aga tõepoolest, see on odav auto. Ma arvan, et mul läks kokku auto peale 15 minutit aega ja see ongi täiesti okei. Kallima auto puhul ma ei tee samamoodi. Tekkis kiiresti veel üks auto. Olen Rakveres ja ostsin juba ära. Ja tegu on siis kompakt PEM-iga, millel ülevaatust ei ole. Naastreffid on all. Suhteliselt viisaka kerega. Hea roostekohti on, aga neid on vähe. Ja mingisuguse huvitava Alcantara sisuga, mis on küll juhiistme padjalt katki natukene. Aga selle me saame korda teha. Praegu on uksed lukus, ma näitan. Ja mis muud? Sõitis suht hästi. Päägi tuli põleb arvatavasti ühe istme sensormatt ja auto hind oli 500 eurot. Kuna varsti sügis on tulemas, siis ma arvasin, et on suht turvaline ost küll, et ma kindlasti vastu talve leian sellisele autole uue omaniku ja ma ei tea, ma ütlen ausalt, ma ei tea palju, kui ma ta müüma hakkan, kui praegu midagi eriti tegema ei peaks ja keegi teine ülevaatusega tegeleb, siis ilmselt müüks 1000-ga umbes Tartus siis. Ja samas siin ei ole palju teha, et ma arvan, et ma teen tal need asjad ära, mis on vaja ja siis ma saan teda juba müüa nii-öelda nagu rahvaautot, et uurin asja natuke, mõtlen järgi, et ma ei tea, äkki keegi tahab keretoonorit rahvarallisse või midagi. Aga igal juhul tundus, et peab ära võtma, kuna üldine seis oli päris hea. Vaatame korra seda kere veel, ma näitan natukene, et ta ei ole ideaalne, aga et sellised kerevead on nagu aktsepteeritavad, auto on vana ka. Ja tõenäoline ostja on selline, kes taga talvel külges sõitma hakkab, nii et ei ole väga vahet. Siin on mingisugused huvitavad jäljed. Ilmselt mingi varasem pahtel, aga tegelikult tiib ise nagu on normaalne. Näed, juhi uks täitsa ilus. Koopakaar ka, jumala okei. Lihtsalt mingi täpp siin. Siin taga on ilusti metall, katsusin just tugev, terve. Siin on ka mingid üksikud täpid. Selle poole tõste koht pidi olema siuke, mille peab üle käima. Samas karp on okei, metall on ilusti siia taha nurgani välja. Noh, ja see ongi kere. Kõige hullem koht. Ei ole, vabandust. Selle ukse alumine serv on. Need ongi kaks kõige nõrgemat kohta, aga siin on jällegi võimalik teha see paneel eraldi nii-öelda. Et liist on vahel, tänu sellele ei ole väga hull. Ja see tiib on jumala viisakas ja noh, siit ka ei ole midagi öelda. Vot, siuke lugu siis. Aga jätkame. Edasi on plaanis minna vaadata üle. Mul ei lõrna aimugi, kas ma ostan või mitte, aga ma lähen ühte Saabi vaatama. Mulle ei meeldi Saabid üldse, neid on jumala raske müüa. Aga kuna see, mida ma vaatama lähen, on 2007 aasta automaatkastiga, universaalkerega, konksuga diisel, siis ma otsustasin, et davai, ma annan Saabile võimaluse, sest et ja neid on raske müüa. Aga samas, kui ma müün teda mingi 1900 euroga ja ta on alla 300 sõitnud ka, sisu oli ka veel, siis äkki õnnestub. Ehk siis ma lähen vaatan üle. Ostuhind saab olema ilmselt 650 eurot, kui ma tahan seda autot. Aga seisukord ma täpselt ei saanud aru. Tundus enam-vähem, aga vaatame, hindame koha peal asja, jätkame varsti. Hetkel jätame selle BMW siia Rakverre ootama, kuni keegi talle järgi tuleb. Nagu ikka, siis ma olen jälle üksi ja davai praegu. Ma räägin kiirelt veel üle selle, et mis mul kaasas on või mis mul kaasa on võetud. Päris tühjade kätega seda tööd teha ei saa. Sisse ostmist siis. Ühesõnaga, mul on kaasas loomulikult ostumüügilepingud.
täna kusjuures mul on nad printimata tegelikult, aga mul paber ja pliiats. Ja ma oskan neid nii-öelda ise ka teha. Et vähemalt võimalus paberi peal tehingut vormistada, sest et paljudel inimestel kas ei ole toimivat mobiil-ID-d või smart-ID-d või on mingi tehniline tõrge või mis iganes muu mure, siis paberi peal saab alati ära teha. Siis mul ei ole kaasas sularaha, mida ma tean, et igasugused eraisikust automüüjad Eestis alati sellega võluvad nii-öelda oma ostude puhul. Ma teen ülekandeid siiski, et ma ei vea sularaha kaasas. Siis mul on kaasas diagnostikaseade, millega ma saan lugeda veakoode, sest et kõike ma ise ei näe ju, ei ole võimalik. Siis mul on kaasas värvipaksuse mõõtja, mida ma tihti ei kasuta, sest et minu jaoks see info, mis siit tuleb, ei ole väga oluline. Aga kui mul on kahtlus, et mingi kerepaneel on kehvasti taastatud, siis ma otsin sellega värvialust pahtlit. Et jah, ta on mul kaasas, vajadusel võtan välja. Ja siis mul on alati igaks juhuks arvuti kaasas, sellepärast, et telefonis tehnilisi tõrkeid lahendada on keerulisem. Et alles hiljuti oli mingil netipangal oli siuke olukord, kus telefonis äpp ei lasknud limiite muuta, aga arvutist sai ja telefoniga brauserist ma ka ei saanud. Võib-olla ma ei saanud lihtsalt hakkama, ma ei tea, aga mul on olnud klientidel ka tihti seda vaja, et nad saaksid logida sisse näiteks ID-kaardiga, kontrollida, et minu ülekanne on kohale jõudnud. Et mina vean alati arvuti kaasa igale poole, kui ma lähen kas müüma või ostma või vaatama, siis ma võimalus võtan. Mul on veel huvitavaid asju kaasas, siis mul on rullpaberit selleks, et õlivarrast kuivatada, mis ma mootorisest välja tõmban. Siis mul on vahetusriided kaasas, sellepärast, et elu on näidanud, et iga, ma ei tea, 3., 4., 5. kord, kui ma autosid vaatamas käin, pean ma kuskil auto all roomama selleks, et aru saada, kas on mingi leke või ei ole, või millises olukorras on põhjaalune mingi, ma ei tea, sillatala, et vahel jah, on see oluline ja siis ma tõesti rooman ka, siis oleks mõistlik pärast riided ära vahetada. Ja siis mul on töökindad kaasas ja siis mul on kaasas tegelikult sisuliselt kõik tööriistad, mis mul nagu kasutuses on. Nii, hakkame vaikselt päeva lõpetama. Olen omadega Mustvees, kusjuures ma ei olnud siin kunagi käinud ja väga lahe see nii-öelda linnaosa oli ja see järveäärne linnaosa just. Ja siin siis ostsin ühe auto. Autoks on Saab 9.3. Jääb ta jälle siia ja millalgi siis eraldi järgi. Autovõti, kuhu autovõti läks? Peab vaatama, et need kuredi võtmed ära ei kaoks, vabandust. Ja jah, on olemas. Ühesõnaga jääb siia ja millalgi eraldi järgi. Mustvee õnneks ei ole väga kaugel. Ja noh, mis ma ütlen selle auto kohta? Ma otsustasin ära osta. Praegu kuidagi võib-olla veits liiga palju ostan nagu protsentuaalselt vaadatud autodest, aga ma taaskord nägin seal potentsiaali, et tegu on tegelikult päris mugava, päris kiire ja nagu varuosadeeladel ka kallid, siukse nagu igatepidi okei aparaadiga, automaatkast, diiselmootor 110 kilovatti, jumala teravalt liikus edasi, küttekulu ei ole tal väga suur, nahksisu, kere seisukord keskmine, aga olulised asjad korras, et selles mõttes, et jah, roostet oli, aga see rooste on selline koopa serva pindmine rooste, et selles hinnaklassis autoostjad see võib-olla liiga palju ei häiri. Ja mis mulle väga meeldis veel, konks oli taga, M+S ref oli all ja tegelikult sõiduosa oli väga hea ja salong oli ka täitsa üle keskmise. Ei olnud mingit, ei aisend, ei olnud määrdunud, väga normaalselt toitud ja alla 300 sõitnud. Loomulikult ma ei tea praegu hetkel siin autoroolis olles, et kas see on kindlasti õige, aga ta võib olla isegi, sest et ta salong nägi välja täitsa okei. Ja Saabidel teadagi läheb kuskil 300 pealt ikkagi istmed väsivad juba päris ära.
ja ostuhind 600 eurot ja ma ei tea veel, millega ma teda müüma hakkan, sest ma ei tea, palju seal tööd on täpselt. Ma tegin sihukese väga pealiskaudse autokontrolli praegu, aga ma näen potentsiaali ja ma näen ikkagi, et ta müügihind on kindlasti 4-kohaline number, aga kas ta on 1500 või 1800, ma arvan, sõltub sellest, kui heaks ta saab. Ja Saabi müük ei ole kerge, ehk siis teda ei tohi kindlasti üle hinnata, muidu jääbki kätte. Et ühesõnaga sai sihuke asi ka veel juurde haaratud ja tänaseks paneme poe kinni ja jätkame järgmistes kaadrites või järgmistes videotes.